Ahoi siis! Täna tulime Pärnu koha püüdma, et teeme siis selle avangu ka ära. Olud on olnud rasked, nagu kuulda olnud info põhjal, nii et vaatame, kas võlub mingi koha ära või kohapoja. 2 päeva on plaan püüda, ilm on super ilus, mõnus, väike tuulekene. Hakkame püüdma, nii et vaatame, mida me välja võlume siit. Sel korral, siis nüüd mul on uueks puuriks kasutusel Asseri oma 200. Ta on väga mõnus, kiire. Ja mis mulle meeldib selle puuri juures, ta on eriti vaikne. Mulle see metallpuur niimoodi ragises kogu aeg, valises, kui ma auku tegin. Siin on valge kala alla. Aga valge kala sees liigub ka koha. Kas mul ainult täna seal? Asseri puur on ikka väga mõnus. Ma korra sain eelmine talv proovida. Mul hakkas juba siis meeldima, aga siis see talv oli nii lühikeseks, et ei jõudnud seda kasutada. Kõik on valget kala täis, eks see vimm pole siin all. Noh, võta ära siis. See väikse tõste. Tuleb. Võtta ära ka. No. Ja läheb alla või? Noh, ta võtta ära. See väikse tõste. Tundi suvi jälle. Hoiame paigal. Ja ei. Teeme väikse tõste jälle. Ja läheb põhja ja istub ilusti jälle. Paneme siis klassikalise Pärnu, mis on mul hästi toiminud siin ka. 5 minutit olen taga. Aga miks sa lanti? Aga vahet ranti, ta ei taha seda ranti järelikult. Pani mööda. Pani mööda, jah? Pani mööda, nägid või? Jaa, nägin, jah. Tuleb jälle. Tuleb. Sa pole ammu kerid, ma vaatan. Jumala jääs. Kassib läheb tagasi. Noh. Võttis. Korralikult jääb raksus. Oih, ehmatas täiega ära. Tõmbas liiga hooga. Ikka kollase peale, jah? Natukene suurem kui eelmine. Otsas. Tõesti su kollane töötab. Tõesti su kollane töötab. Vaata. Hästi on näha, kus koha alla läks. Suur või? Tõmbas käest ära. Tõmbas käest ära või? Ma arvan, ju. Jälle vaatas. Ei ole ilus. Väike. Oi, kui nurgalt võttis, läks ära. Üks tuli kaugelt hooga ja jumala nõrgalt võttis. Ei ole nagu suure võtu peal nad üldse. Ilus kala vahib. Ja läheb ära. Ja ei suuda teda meelitada.
Ei taha jää peale alla. Eriti kiirelt käis see. On just uue näidet. Lucky Johniga. Uus Slim Feed. Räägivad siin, et telekaga saad selle kala kätte, oi, et jõle selline, et telekavennad ainult tulevad ja kakuvad. Ei ole! Mitmete telekavendadega täna rääkinud. Näevad, haugi näevad tihti, koha tuleb, aga lihtsalt ei söö. Ei ole päris niimoodi, et sa räägid, et telekamees tõmbab kõik kalad välja. Sul võib tehnika olla, sa näed, kus kala käitub ja oskad võib-olla mõelda natuke teistmoodi. Aga nagu üldises mõttes on nagu, ma ei tea, räägin, kes ei ole telekaga püüdnud, niinimetatud telekaga, siis laiviga, siis nemad räägivadki, sest nad ei tea sellest asjast mitte midagi. Nii et eks neid kibestunuid on ikka kahjuks. Et ei ole see asi nii lihtne, et tuled ja võtad. Kindlasti ärge unustage meie videot laikida. Kas ajamad ära närvi? Haipige ning tellige ka meie kanal, sest siis näete kõige värskemaid püügiinfosid asju. Jagame siin ikkagi, proovime jagada kvaliteetsisu. Teeme nii palju kui võimalik. Tuleb järgmine tagant. Nüüd tuleb keegi, paneb kohe paugu. Ilus koha. Jäi külge ka. Jäi külge, jah. Ei ole ilus, jälle samasugune, nii nagu nad ikka siin on. Eelmine oli ka just selline. Siis kui tahate kala ära ehmatada. Et mina kasutan Narvali ritvasid erineva testiga, mul on 3 erinevas testis, extra hard ja siis medium hard on ju. Et medium hard on natukene pehme, aga saab tegelikult püüda. Ja 13 fishingu rullid, et mul on need freewallid, et 2 tükki neid ja siis ma ühe võtsin nupuga variandi, mis on 13 fishingul. See alumiiniumiga võttis, aga otsa ei jäänud. Aga nupuga variant minule isiklikult ei meeldi, sest seal on see, et siin pedaaliga on nii lihtne. Mul on vaja landi kõrgust muuta. Kiiret pedaal alla, laks valmis. Teise nupuga ma pean vajutama nuppu, siis ta jookseb alla ja siis ma pean hakkama kerima, et see asi läheks nagu normaalselt. Mulle isiklikult ei meeldi see asi. Et pigem on ikkagi nupuga, need pedaaliga variandid on nagu head. Järgmine. Ikki, näe. Aga see ei ole koha. Koha tuleb juba eemalt üles. Võib-olla keerutus oli sellise nurga. Läheb minema. Käivad uudistamas. Hästi palju on valget kala võib ka. Läikivat, jah. Ja see on kuldne, aga nailakse see, et Narvali oma ei tahtnud või see Frappi oma, mis mul on see sama vaata. See, mis mul ripub siin, see kuldne. Mida sa kiitsid, venelased vist kiitsid kunagi, saad videodest vaadata. Ja seda ei tahtnud. Vaata see, mis siin on. Ja selle peale ma niimoodi huvi tundma ei saanud. Et meile seda väärt hakata minema ja enam ei käi ka nii palju vaata, sellepärast, et kõik puurisid meid läbi. Kõik või noh. Valget kala on ka vähem nüüd, selleks ei käi ka nii palju enam. Mis siis? Valget kala on vähem. Ja. Kuhugi on... Aga korraga ära puuritud. Tuleb otsas. Ära läks augu all. Valakas. Võtab ära. Ei võtnud. Vahib ja vahib. Ossu mono. Mis see tegi, tuli haaras mööda.
selle me võtma saame äkki. See oli sellise hooga enne. Tuleb tagant hoopis keegi. Jälle väike. Ma ei tea, 6 või 7. Ühesõnaga, mul on mõte. Nonii. Aitab nende lastega mängimisest või? Lähme vaatame, äkki leiame midagi ilusamalt. No, lähme. Tore nendega siin mängida, aga Koppen eest tahaks midagi ikka kotti ka saada. Tahaks õhtul pannile panna, juba Soomes oli see, et tahaks mingi... Tead, kui hea see eilne koha oli, ma sõin just teile selle ära. Sina ei saanud, sina mängisid lastega ainult. Aga lähme otsime parem suuremat kala. Lähme otsime. Mis see on? Kurat, see tuli kuskilt külje pealt. Jah. Kuule, me tulime mitte lapsi piinama, ikka vend mängib lastega, kurat. Täna esimese lapse, mul on mingi 10 last peaaegu, Aarel on ka 10+ last kätte saada. Ma tulin ära sealt. No jah, keegi vahib sul. Seda ma nägin enda loodist ka. Jah, teed omal selle süsteemi ümber. Et on normaalne vaadata, siis on päris hästi. Sest ma räägin, kellegi eelmine aasta oli ka, kui ma Pärnus käisin, oli niimoodi kast ehitatud ja ma ei tea, mul oli kohe nagu kindel ei. Kast on iseenesest hea, lihtsalt peab selle alumiiniumi sinna peale. Ja mingi sarnase süsteemiga, kui mul või siis paned lihtsalt ekraani sinna kinni sellega. Sul on ju nagad olemas kõrvad ju. Vaata seda, võt seal on see proov, et seal peab olema taldrek siis all. Nüüd on mõõdukas. Oota. On jah alakas. On jah, kurat, ilusa paugu pani, ma mõtlesin, nüüd on mõõdukas ka. Ja otsas jälle väike alakas. Õhtu muud järgi ära ja laksin need. Aga noh, et ma selliseid tahtsin. Tere hommikust siis, et eile kaamera jaamas õhtul sai tühjaks akud. Mis kiirelt kokku võtta oli see, et kala tuli. Mõned alakad saime veel, aga ühtegi mõõdukat eile kahjuks kamba peale ei saanud. Ühel tuttaval oli 2 mõõdukat, tal vedas ühest kohast, suutis need välja võluda, aga üldine oli kõikidel alakad ja kui teistega rääkisime, siis alakapuru. Aga noh, proovime täna uues kohas, uued võimalused, üritame, vaatame, mis õnnestub. Eilsist juba, sa said eile nad vaatama. Jälle oma viidikaga. On see või? Ei, see ei ole mõõdus. Aga see on selles suhtes suurem kaare oma eile, mis ta sai. Aga oli ilusti näha. No ikka tuli kohe. Ikka seal on huvitav moodus. No, vaatame. Saab sipelda. 40, 1, 2. Sirgeks ajada õiget koht. Nüüd toob ilus kala. Aga noh. Ei taha võtta. Elab ära. Kohe läheb, jah, kohe tahab minna, tõmba veel või. Nii läheb, tšau. Oli tore suda. Kaapadi, ehmatus selline mõnus. See puur on päris hea, see Asseri oma uus. Et kui ta ära jäetub pealt,
siis teed ainult niimoodi. Natukene painustad seda plastikut ja ainult jää kukub. Jumala mugav. Ei ole vaja togida mingit asja. Et muidu on olemas rabalal nui, millega saab lahti lüüa, aga siin paned natuke peale õrnalt ja kõik see jää läheb. Mul praegu on üldse vähe jääd peale. Tegin praegu ühe. Ussa vana. Istub mingi korralik junnal. Nii, võtame ta siis välja siin. Mis asi sa oled siin? Teeme nii, et seal augi ei ole. Nii, sain nina ette. Ai, ehmatasin ära. Selline ikka näit oli, ekraani peal ikka nii ämmu korralik. Ühesõnaga, taktika on nüüd selline, et koha peal olles kala ei ennast tabada. Siis ma mõtlesin, et hakkan otsima aktiivselt selleks, et kalale tuleb vähe vahepeal puurida. Nagu näha. Et kala oli kohe all ja kui ta võtab, siis ta võtab kohe suht. Nii keegi tuleb. Ja ei võta ära. Kaua sa vahid seda lanti? Võta ära nüüd. Ära vahi kogu aeg ja pane. Aga kui ma vahetaks lanti, mu halli panen otsa korra. Viidika. Kas siis paneb paugu ära? Okei, ta kadus ära praegu muidugi. Vaatame, kas ma saan ta kätte veel. Ja ei ole. Teeme väikse kokkuvõtte, et 2 päeva on püütud, et selle aasta ikkagi esimene püük. Nagu jutud käisid poes, nagu enne olen kuulnud, siis asi ei ole lihtne. Et tihti on alakas külastab, täpselt seda ka meil juhtus. Mina sain 10. Täpne lugemine läks sassi, sõber sai tiiperiga sai üle 10, testis oma ühe augu peal, leidis õige värvi, mis toimib. Teine sõber sai ikkagi 2 mõõdukat võlus välja. Hetkes isegi olen saanud 1 augi, mis oli väga kõva, ilus paks. Siin kahjuks heli peale ei jäänud, et selline, ütleme nii, et tunnikene on veel jäänud püüki kuni 1,5. Võib-olla 2 isegi tegelikult võib öelda. Ei, isegi 2 tundi on jäänud püügi aega, kuni. Oleneb, kui me viitsime püüda ja kaua laivi akud vastu peavad, et ma olen oma 100 amprilise akuga pidanud siin vastu juba 6 päev püüan. Et mis me nagu nägime, tuttaval on seal Karmini mingi fancy asi, et selline korralikum, mitte see, mida kõik on ostnud enamus omale kokku Eestis, tal on nüüd korralikum asi, mis on ikkagi mitte full 4K pildiga, et väga korralik pill, väga hästi näha zoomiga, väga rahul selle Karmini pildiga. Muidugi on alamõõdus, ma näen silma järgi. Ma näin, et tahaks venitada õudselt. Jaa, venita, muidugi. Keskkond on kalda peal, nii et... Ei tohi näidata kunagi. Aga me näitame. Et Karmini 12-tolline koos musta boksiga võtab selline tunnis, ütleme 3 amprit. Explore 12 võtab koos laiviga võtab umbes 2,3-2,4 amprit tunnis, ehk siis voolu tarbimine on ikkagi väiksem ilma selle musta boksit. Mul on jah nüüd 6 päev on kasutusel, nüüd mul saab tühjaks kohe, on aku tühi 100 amprini. Et täna pidin ka GoPro taha panema, et akupank lihtsalt ei jõudnud selle külma asjadega seda vedada. Hakkas tühjaks saama ja. Ja siis muidugi pidin telefoniga laadima, et mul täna hakkas telefon tühjaks saama, et ei saanud päris täis seda. Aga vaatame, et äkki ikkagi õnnestub mul üks koha kõhta saada, et Margus hommikul ühe sai alaka. Et selline nipa-napa ei ole. Ja eile tal õhtul muidugi oli ka, üks oli 45 senti, kui saba oli laiali, aga ma arvan, kui ta oleks saba kokku lükanud, oleks 46, aga ta lasi tagasi selle. Mõtles, mis ta sellest ikka ära võtab. Eks nüüd ongi, täna tehti uudis, et Peipsi tehakse homsest lahti saanidega. Ei luba 100%, aga nädalavahetusel lähen Peipsi peale ja teeme seal ühe avapüügi video. Ma juba kipitab see, et tahaks kerge varustuse kahvenet püüda niimoodi mõnus. Et ikkagi kohapüügi varustus on raske. Videodes alati võiks kala ka olla, aga näe, iga päev mõõdukala võib-olla ei saa, mõni päev saad väiksemad. Olge meie tegemistega kursis ja kui te vaatate meie videosid ja olete meie kanali tellija, siis me oleme väga tänulikud teile. Et see on kõige suurem tänu teile. Et me näeme, et inimestele meeldib see, mida me teeme.